Erakorraline meditsiin on eriala, mis on mõeldud tegutsemiseks haiglate välistes situatsioonides, aga ka haigla erakorralise meditsiini osakonnas. Selle eriala personal peab olema väga hästi treenitud, et anda võimalikult kvaliteetset ja head abi, olenemata sellest, kas sa oled välitingimustes, kuskil liiklusõnnetustel, kodus, tehases või oled sa erakorralise meditsiini osakonnas. Patsientide puhul on oluline see, et nad satuksid just sellesse haiglasse, kus on loodud kõige paremad tingimused erakorraliste patsientide käsitlemiseks. 9.00 paiku avariid Kihnu saarel, sõitnud mootorrattaga teelt välja libedal, kiivrid peas ei olnud, Kihnu brigaadi saabudes koomas. Kas kõigil on haare ja EMO 3 peale? Tähelepanu, 1, 2, 3. Kogu personal peab olema hästi treenitud erinevates situatsioonides tegutsemiseks ja see tagab kvaliteetse abi kõikidele patsientidele. Nii nagu paljudes Lääne-Euroopa riikides on ka regionaalhaiglal oma erakorralise meditsiini osakond, mis ootab kriitilises ja raskes üldseisundis patsiente ööpäevaringselt. Meie erakorralise meditsiini osakonnas on olemas personal ja vajalikud vahendid, et alustada esmase diagnostika ja raviga. Ideaalis peaksid patsiendid meile saabuma kiirabiga. Need on sellised haiged, kelle seisund ei võimalda ise pöörduda. Näiteks südameinfarktiga, ajuinsuldiga haiged, ägeda verejooksuga patsiendid. Me eeldame, et probleem, millega need patsiendid pöörduvad, vajab kohest sekkumist ja ravi. Näiteks ängistav valu rinnus, õhupuudus koos hingeldusega, värske trauma, näiteks käelumurd, õmblemist vajab haav, kestev piinav kõhuvalu. Erakorralise meditsiini osakonnad on äärmiselt oluline osa Eesti tervishoiusüsteemist, äärmiselt oluline ja vajalik osa nii tervishoiusüsteemile kui ka patsientidele, sest ta ühendab endas erinevad meditsiini erialad.